selline varajane banditism ja siuke vägivald tänavatele. No siis nagu need olidki sellised tegijad, kellel oli siis suurem rusikas ja ütleme siis poksijad, maadlejad, suurem osa poksijad olid muidugi venelased, siis hakkas sisse sõitma neid üle Venemaa grupeeringud igalt poolt, siis oli suht igapäevane kuskil mingisugune rusikatega vehkimine. Et sellepärast, et selles neile vastu seista, jah, ma rõhutan seda vastu seista, et mitte endast ja siis oma lähedastest ja oma sõpradest ei sõidetaks üle nagu teerulliga. No, inimesed ei adu tegelikult seda päris hästi, mis tegelikult siis toimus. Issa pidid olema vastu vägivaldne, lihtsalt vägivaldne vastu. Ja vahel oli ka selle situatsiooni, kus sa pidid tegema seda esimesena, et mitte siis olla see tegema esimesena ja lahkuda sirge seljaga, mitte seda, et ühesõnaga olla see teine, kes ei lahku üldse ja mitte sirge seljaga, on ju. Et siis oli seda suhteliselt palju. Pärast, kui läks üle juba sellisteks muul moel nagu vägivallaks, kus siis hakati rohkem nagu päästikut vajutama relvadega, siis selline rusikatega vehkimine jäi loomulikult vähemaks. Kas sa ütleks, ma arvan, sinu käest on väga hea seda küsida, et ütleme, kui kaks meest omavahel suhtlevad, siis nende vahel, et see vägivald on nii-öelda, et kuigi, näiteks kui meie praegu suhtleme, et vägivald, me ei hakka on ju siin kaklema, on ju, aga see vägivald on nii-öelda just kui meestel, ma ei tea, kuhugi taha aiu kirjutatud, et sa ei saa näiteks, on ju, sa ei saa öelda teisele mehele ükskõik, mis sul sülg suhu toob, sest sa tead, et kui te nagu mingist piirist üle lähete, siis asi läheb vägivaldseks, kui te nagu ei suuda enam suhelda, on ju. Et ja siis ma olen kuulnud, kuidas naised ütlevad meestele nagu kõige õudsemaid asju, palju kuidagi julmemaid asju, kui mehed omavahel üksteisele üldse ütleks, et sest naistel võib-olla ei ole seda sisse kirjutatud, et nende vägivald võib-olla ongi nagu pigem sõnaline, et sa võid öelda, mida sa tahad, et sa tead, et see ei lähe kunagi nagu vägivaldseks, kui sa ütled seda mehele, et mees ei hakka ju sind lööma tavaliselt. Aga et kas sa arvad, et see vägivalla faktor, et kas see nagu aitab meestel omavahel nagu kuidagi rahulikumalt rääkida või tuleb see nagu kasuks või? Ma ei tea, mulle nagu tundub, et see tänapäeval on kuidagi pöördunud üldse selliseks minu jaoks nagu väga perversseks, et ühest küljest tegelikult ju igasugused uuringud ja kliinilised psühholoogid ja väidavad ju, et see verbaalne vägivald on tunduvalt hullem, sa ei saa seda mitte kuidagi välja. Ükspuha, kas seda kasutab naine, kes tegelikult on tunduvalt targemad ja tunduvalt õelamad ja tunduvalt ussikeelsemad kui mehed, on ju. Kas seda kasutab naine või kasutab mees ja tegelikult teaduslikult on tõestatud, igat pidi näidatakse, et see verbaalne selline vägivald teiste kallal, isegi mingi üks lause, mis võib jääda elu lõpuni hinge, tegelikult inimene on kogu aeg stressis ja depressioonis ja murtud inimene, rääkimata sellest, et siis keegi sind kogu aeg, ütleme siis kuhugile suunas nagu pushib ja alandab ja teeb sinust sellist, lõhub su, ütleme nagu hinge sinu oma olemustega, et see on tohutu ju, et nagu selle eest, ta ütles ja tegi, aga mis me siis ikka teeme, kehitame õlgu ja nagu sellega meie ühiskond kuidagi nagu hakkama ei saa. Ja nüüd see, kui keegi tegelikult ütles midagi halvasti ja selle peale sai jalaga tagumikku, ma ei pea isegi silmas, keegi tal lõua luupuruks lõi, on ju näiteks, aga sai jalaga tagumikku, vägivald, selline inimene tuleb kinni panna. Ja tegelikult selline, mitte et ma õhutaks vägivallale, aga see on see punkt, mis vajaks meie ühiskonnast lahti rääkimist, on nagu see, et on ära kadunud selline, mis tegelikult peaks olema, me oleme tegelikult samasugused loomariigi esindajad, on ju, selline ohutunne, et ütleme, saab teise inimese vastu olema austav ja lugupidavam. Aga nagu verbaalselt ma võin sinuga teha ükspuha mida. Ja kui teine nüüd ei ole nii sõna osav, siis sa tegelikult teed temast eluaegse sellise invaliidid, on eluaeg kuidagi, tal on kuidagi nagu mitte ainult süda, vaid kogu tema see olemus on murtud ja sa vastu mitte midagi, nad teavad, vastu mitte midagi teha ei tohi. Et kui ebaõiglane see on. Mitte nüüd seda, et me kutsuks vägivallale üles, aga kui perversses ühikulas me elame ja sealt tulevadki igasugused sotsiopaadid ja psühhopaadid ja ma olen näinud nii mitmed kordi elus, kus sellised olematud tüübid, kes tegelikult on mingisuguste sotsiopaatide olemustega, siis käitumisega, võttes mõned nagu napsud, siis kui nad hakkavad ise meelega norima ja meelega halvasti teistel inimestel ütlema. Mitte seda, et me üles kutsuks, et sellele tuleks kohe vastu pead anda, on ju. Aga nad teavad, et neil on karistamatuse tunne. Sama oli ju, ja see võib lõppeda väga kurvalt, sama oli ju, ma ei mäleta, paar aastat tagasi oli seal selle ööklubi selle Deja Vu ees. On teada tuntud tüüp oli, kes käis ja lihtsalt alati noris.
teiste ja kui ta nagu napsunud oli. Ja siis üks tüüp lihtsalt teda lõi. Noh, tabas õnnetult lõuga, ta kukkus peaga vastu seda kõnniteer, sai surma. Aga see on näide, lihtsalt nagu näide, mida me saame tuua nagu õpiku näitena, et see asi vajab lahendamist. Ja selle ümber me ju pasundame kõik kuidagi, et mehed on vägivaldsed naiste suhtes ja kuidagi nii ei tohi ja ma saan aru, minu jaoks nagu ongi see, et ma mitte kunagi ei kiida heaks nagu vägivalda naise vastu, kuna mehel on alati võimalus püsti tõusta ja ära minna. Aga me ju näeme tegelikult, mis seal tegelikult vahel kodudes toimub, kuidas naised kasutavad oma seda ussilikkust ja seda sõna osavust ja kuidas viia lihtsalt mehed nii kaugele, et mehed lähevad juba lõpus kuskil pallisti pangalt alla, on ju. Ma ta ei suuda seda välja kannatada enam, on ju. Ja see kuidagi siis, see kehitatakse õlgu, oli jah selline ja oli jah selline ja võtame psühholoogi ja sööme prosakit ja see ei aita, me tegeleme tagajärjega, mitte põhjusega, lahendada on vaja tegelikult põhjus, mitte see tagajärg. Jah, see ongi see, et see vägivald paneb mingisugused nagu piirid paika, see point ja mis sa ütlesid on väga õige, et sul sa ei saa lihtsalt öelda kõike, mida sa mõtled. Sa võid mõelda väga halvasti inimese kohta, mida iganes on ju, aga sa pead jääma mingisuguse viisaka suhtluse juurde, sest muidu saad vastu lõugu. Aga palju sa leiad sellised, see, et sa jääd viisaka suhtlemise piiridesse, see nõuab ka teatud intelligentsust. Aga palju seda leiad siis on ju? No kõige hullem ongi ju see, et see suhtlus on niivõrd palju on ju kolinud ka netti ja seal on nagu teatav anonüümsus, kus sa oled nagu veel see ohutunne igasugune kaob nagu täiesti ära. Nõretab kiuslikkusest, ma nüüd panen talle, kirjutan talle, ma sain rahuluse sellest, Jesus Christ, kuidagi su enese uhkus jääb. Tegelikult on ju niimoodi, mina olen õppinud seda, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et tehtaks sinule. Ja kus jääb minu väärikus, kui ma hakkan kellegist teisest niimoodi rääkima, ma muutun ise nagu kallaks omal mingi soli ämbri pähe. Et ole mees ja lase teistel olla samamoodi. Et kuidagi selline mehelik väärikus on kuidagi kardinaalselt vähenenud. Et kui sa austad iseennast ja sul on mingi väärikus, siis austad ka teisi. Jaa. Mul on eluks ajaks jäänud meelde üks nali, mida rääkis mu sõber. Kas sa tead, mis on kasside suurim eelis koerte ees? Ei. Kassid ei tee mentidega koostööd. Eesti esu.